See on küll päris hea jõuluking, sellise võtaks endalegi kingiks, sellised väiksed boonused siia ajupaigaldusele lisaks. Ja, see on ikka täis pauk, vaid poidid, jutud, pidurid, värgid, antitiivad, midagi sellist toimunud, et näed silmaga ka, et midagi on muutunud. Enne kuulmatu kombinatsioon, M50 Turbo. No nii, tere! Soundcheck 1, 2, 3. Jõuluvideo. Jõuluvideo, jah. Teeme intro ka uuesti või? Ma ei mäleta üldse, see oli juba terve päev tagasi või midagi, kui me filmisime. Räägime autodest, mis meil siin on. Teeme väikse jõuluvideo. Meil läks Subaruga natuke tuksi, teeme uuesti. Aga Subaru te peate välja kannatama sellise häälega, nagu ta on. Jah, kui mikrofon oli off lambist. Aga no, let's go! Oma, et tuleb varsti järgi selle, näiteks saab puuse alla panna omaga. See on küll päris hea jõuluking, sellise võtaks endalegi kingiks. Tundub mõnus. Siin on siis suur töö tehtud. See tuli suht palja kerena siia jämedalt võib öelda niimoodi. See teed hea näide ka sellest, et nagu tavaline näide, et on sellest, kas esialgu mõtled, mis siin on komplikeerid. Jah, paar polti mutrid siia sinna, pane rattad alla ja rooli külge. Lõpuks peaaegu, et 2,5 kuud äkki või? Jah. Aga jämedalt oligi ju ikkagi suht paljas kere, et siin olid sillad all, kuidagi rattad olid all, aga tegelikult seegi ei olnud lõpuni komplekteeritud. Komplekteeriv on üks asi, aga teine tõi puhtamaid. Ka detailid, mis omanik ise arvas või mäletas, et oli bolt on, siis mingid jupid ei olnud, siis ka bolt on enam. Aga hakkame otsast peale või? No hakkame. Mis mootor see on siis? Kohe teen selle testi ära, tegid palju kuugelda. EJ20. EJ20. No juba täpselt ei oska öelda. No, ta ei ole nüüd selle konkreetse kirja pealt tulnud, et ta on uuema põlvkonna mootor. Aga seda on juba siin üks ümber tested ja enne kui ta meile jõudis, siis ta käis ka veel värskenduskuuri saamas. Tehti kõik uueks, et oleks valmis kimama ühesõnaga. Et ta ei pärdi kiik, mida tegelikult tuun on meil vaja teha uuesti, sellepärast, et nuppõlge võiks olla vaatesse. Ja muuseas, et see tegelikult originaal, sellest nii nagu ta oli. Varasemalt juba tuunitud. Teeb on suure kõrvu ja front mount intercooler ja top mount oil cooler. Ega see mootor peab täna rapsõpõstada keelde. Jah, see ei puutunud selles suhtes meisse, et me lapasime siia uuesti jutlustiks peale. Tegime siin näiteks, kuna juba eelnevad kirjadest pealt oli, seda oli kirja natuke publitseeritud ja see kirja tegelikult oli teise poole tehasest teise poole. Sellega seoses ikkagi alati on mingid lisaliiksed või see kohta siis juhtmestik läbi tuleb, et see annab kelle teist moodi, aga tegime veits parema. Et see on veits vedelik kinnab läbiliiksel. Ja tõesõnaga nii täpselt siis töö on paremaks ja valusamaks. Ja siis kuna see teise poole rooliga, kuna me uuesti kui vaipad teha, kuna me mootorili vaja tõsta kaubud ja kinnitused teha. Iseenesest Subaru puhul on see, et kui ta on vastaspoolde ja parempoolse rooliga, siis tegelikult see kere on taimus sama. Jah, kohad on olemas, auk tuleb lihtsalt puurida sisse. Palju teiste autotud ei ole, Subaru puhul tihe. Ühesõnaga sakidest. Kere kõik koostasime, klaasid panime ette ja nii edasi, et laiendid, stanged, tuled, värgid, mis iganes, et ta näeks välja nagu päriselt auto. See on sellest mõttes ka mõnus, et leestav tegid teadesse. Ta ise õpnud tunnik igasuguseid tüübleid ja Bolt ja Monterid asju kokku. Ise ka suur autohuviline, et ja ta kõik krosset. Ja lisaks sellele siis ühesõnaga igale poole, kus oli vaja auk teha, siis tegelikult sai ka ära viimitud. Krunditud ja värvitud ära kõik kohad, kust tuli läbi metalli minna. Mis kohtis peaks palju? Ja lõpuks sai siin jah. Et tegelikult, et see ideaalne auto ehitamise tööde järjekord on selline, et sa teed ta tegelikult valmis. Nüüd tuleks ta lahti võtta ja nüüd tuleks see kere ära värvida. Et kui sa teed teises järjekorras, siis siin on 100% avalik. Mingid asjad, on vaja muuta. See on meil head järjekord, aga see on selline. Siia siis salongi panime pedalboksi. See on päris mõnus niisugune
tükk selles mõttes ka, et ühesõnaga, kuna ta näiteks läbi liigutatav, et see funktsioon säiliks, siis on tehtud meelditud volikate peale ja näeb niisugune korralik torude rägastik välja, aga sellepärast, et ei tahtnud panna neid pidurivedeliku reservuaare tuppa, vaid saab poti alla. Lindril on kolm, iga selle silindri kohta on 2 voolikut, nii et paras püsimine, et nad ilusti ka oleks, siis on või võru. Aega nõudev töö. Lisaks siis kogu piduri klass, kogu kütuse klass, kütustress oli osavalt olemas, aga kuna jällegi ta oli varasemalt oli nagu teist. Jah, tegime natuke asju ringi. Jah, et enam me tegelikult ei ulatama lihtsalt ka. Aga või silindri poole naabus. Võgatisime kässeri. Hüdraulikas teeb seda, et see kässerile panime juurde veel ühe sellise detaili, mis teeb siis seda, et välistab selle olukorra, et sa õigel hetkel, ühesõnaga, et sa saad pidurit lukku tõmmata, niimoodi, et nad jäävad lukku. Eraldad piduri käsipidurit tavaliselt pidurit teemist. No tundub mõnus. Tegime veel taga selle tulemüüri, pagasiruumi ja salongi vahel karbonist. Istmete kinnitust tegi nii, et kuna siin on ju erineva suurusega istmed, et mõlemat istet saaks kasutada mõlemal pool autot, et suuremaks nagu paha. Peremees on ise ikka kitsam poiss. Ühesõnaga traktid, otsed, istmed kõik armatuur sisse. Siis oli veel üks asi, et mida ei osanud ette näha kohe, et kuna eelmises autos ei olnud turvapuuri, siis nüüd ei mahtunud ära enam salongi õlid. Mitte kuidagi. Et seda ühesõnaga ei ole mõtet hakata ümber ka lõikama, see on pärast nii jõudne. Et lihtsam on nagu tegime aftermarket tükk, palju kergem ka. Ja et see ka oleks normaalne, et ühesõnaga on vaja ühendada niimoodi. Kinnitused, torud, õhuvõtud, asjad, ühesõnaga omajagu püsimist. Nii klapasime kogu õhknestiku sisse, mis on varasema auto pealt. Siin on siis Autronic õhtaju ja Moteki BDM ja Moteki nukupaneel seal juskin. Moteki täts. Akule tegime kinnituse, uue akukaabi põdasime, kuna oletamalt see oli akuviis. Kuskil mujal või täpselt ei tea, ühesõnaga, jah. See on hüvi, põhjalt tegime ka. Jah, palju veermikus on ka ju mingid käänmikud, paisfääb, mingid. Siin on ees on siis originaaliks ümber tehtud, originaaliga 4 poldiga ja väikene laager. Siis oli ümber tehtud suurem laagri jaoks ja 5 poldiga ratta peale. Ja taga on paisfääbi käänmik ja ühesõnaga, kuna on small break kit, siis on selle nimeki. Siis ühesõnaga seal oli üks kompotant, mis tegelikult sinna päris sobivad küduri soduvat ei olnud. Ketast, jah. Ketas ongi mingisugune aftermarket ketas, mis on sellise kombo jaoks toodetud. Suvalisest sealt Aeromotorsist ise tellida ei saa. Põhjalt on vetelase. Pidi olema ka, poolt on sellele autole oli, mitte selle autole. Eelneva. Aga kuidagi nii natukene, veid natukene küttu. Ei olnud üldse selle auto oma enam. See sai ringi tehtud seda tampa, ühesõnaga väljas nagu lektor oli, ühesõnaga, kuna see auto saab päris kõvasti vaiti, ikkagi ta helendab ilmselt normaalselt siin, kui ta jääraev on. Nende kummakaitse teekkohta peale, siis sellele tegime nii, et kriitilisemad kohad tegime liikoneliga. Ehk et inkoneel kate ja sees on siis keraamine vill. Ja teine osa tegime prooviks siis Punk Motorsport kummavest teepinga. Sama ei teaba, kuidas see seal kestab, aga see oli kriitiline pool ka. Sama lihtsalt tegid proovid ja tahame teada. Venduda kvaliteedis. Sootsamal ja kallimal tootel kvaliteedi vahel. Siin on eelnevalt probleem olnud ühesõnaga, et tal on kõik teibid siit täiesti ära lagunenud ja maha kukkunud, et... Aga midagi mitte pane. Ja nüüd on next step, siis tuleb järgi ja läheb siin... pagassis on ka midagi huvitavat või? Siin huvitavat on tore ikka vaadata. Tegelikult, kui tahtsime head tulemust saada, siis nägime üksega vaeva, et need piduritorud näeksid ka mõnusad välja. Nad sai piduritorud setitud ja neid voolitud niimoodi, et seda eksid välja voo aja. Või parem. Jah, või võib olema.
läbi viigud läbi siis selle seina jäänud. Siin oli veel enne üks isa tehtud filter, mis oli enne pumpa. Kuna pumpadele tegelikult ei meeldi imeda läbi sinti. Sellise selle jaantusena, mis tegelikult ei ole selle jaoks vajadust. Kui sul on probleem, et kui paagid on sodi, siis see oleks paagi pumpa. Aga nüüd ongi sillast teinud ja Sillast teinud seadistama. seadistamist selle auto puhul meie ei tee, kuna me Autroonikuga ennast kodus ei tunne, siis me ei ole huvitatud selle selgeks õppimisest, et läheb meistri juurde, kes seda tunneb ja... Nii palju tegid, et me panime klassi ja võitsa. Jah. Veendusime, et kõik töötab ja... Seadistamist ja ta tegelikult tuleb kurve tagasi, sest ta tahab panserit anda ja... Liikleb temperature. Mõistab, et paar tüübid ei kuulda, et... Ja ütleb panna, et siis võib korraks tagasi ja põhimõtteliselt... Suur töö on tehtud ja ongi lõpp on käes peaaegu. Ma arvan, et see saab väga maadega. Kerge auto on maad jõudu. Ma arvan, et see on täit. Head jupid, head pidurid, kõik asjad. Hea vedrustus. No jääme ootama huviga, kuidas kimab. Ma tahad reklaami ka teha või? Jõuluvärki natukene ka, ilusaid juppe. Kuuse otsa panna ja, et kuuse alla enam ei jõua, vaata vist orderidega. Ühesõnaga, et meil on igasuguseid oma tooteid ka. Hendrik siin tegeleb nendega tublisti, on vaeva näinud. Ühesõnaga, sellest me oleme varem rääkinud, M60-62 õlifiltri alg, et back in stock ja see on siis selleks, et kui sa tahad engine swap'i teha ja siis tahaks likvideerida selle õudse õlifiltri ala ja selle mootori käppa integreeritud mingid õlitorude väljavõtte ja ühesõnaga plaks paned külge ja on ülimõnus. Ühesõnaga segusiibri keevitatavad pantsid. Kust ta mitte rohkem teeb kogu aeg? Jah, kes tahab ise, meil on erinevas mõõdus kogu aeg in stock, et ühesõnaga Boschi levinumate siibrite mõõtude järgi siis Hendrik tegeleb siin ühesõnaga 8 HP swap kiti valmistamisega M50-le, siis 52-le või mis iganes kõik need BMW mootorid on. Et see on osa sellest, varsti siis saame ilmselt teisi juppe ka näidata, et tegelikult on FlexPlate ja et kui tahad, saab tegelikult tervet komplekti ka osta nii-öelda käigukast koos turbiini, FlexPlate'i, starteri adapteriga ja et selline asi, mis sobib mõnusalt sinna külge ja näeb mõnus välja ka. Ja siis M52 Henriku teema tegelikult. See on ühesõnaga, kui tahad M50 kollektorile panna 3-liitrise seda siibrit. Elektroonilist ühesõnaga siis jah. M50-le paned M54 B30 siibri, siis selle tükiga saab panna. Jah, adapter fans ühesõnaga. Hoiatan selle eest, et mina ei tea, kui palju see küll mõjutab, aga isiklikult meeldib see, et sellega siiber küll natuke viltu. See ei paista välja, see siiber on naljaku kujuga, et ta tegelikult ei jäta silma. Aga ta ei suuna poole gaasiga sul polesse suunda seda puusti üldse. Okei, jah, gaasiklapp käib paralleelselt maaga ühesõnaga lahti, mitte niimoodi, et poole gaasiga on 5-6 silindri. Et ühesõnaga siuksed jupid, mine vaata webshopi ja kirjuta Hendrikule küsi järgi. Reklaami paus sai läbi. Nissan S15. Tahad sellest rääkida või? Räägime ikka muidugi. Võime natuke rääkida. Eelmises videos sellega olime pooleli. Ikka oleme pooleli. Et nagu millalgi mainisime, meil on praegu mingi palju poolikuid projekte tuppa tulnud ja siis see on samamoodi poolik, et kuskil mujal tehtud engine swap ja enne asemele siis turbokaks ja väga palju poolikuid asju. Ühesõnaga, et meile tuli ta elektritöödesse, mitte nagu muu osa ehitamisse, aga asi on läinud ikkagi. Integi tegime ka, teed ummuti ühendamise. Aga muu pidi olema valmis. Intercooleri paigaldasime, et see on omaette töö, vaata. Aga jah, ühesõnaga, et engine swap pidi olema valmis, aga praegu on järjest igal sammul igasuguseid mingid tagasilööke olnud ja nüüd viimane tagasilöök oli see, et kutid panid sinna mootori tööle ja wiring valmis ja kõik ülimõnus ja pani mootori tööle ja siuke klõbin on taga, et ebareaalne. Ei julgenudki vastu väga kaua käia. Jah, hüdrotõukuritega mootor ja ühesõnaga
Ja siis klapikambri kaane maha võttes selgus, et sellel mootoril on nagu, ühesõnaga see on nookuritega mootor siis. Ja klapi otstes on sellised mütsikesed, kuhu peale toetub nookur. Ühe mütsi otsas on siis soon, mis hoiab nookurit nii-öelda tsentris ja paigal ja teise otsas on lihtsalt müts. Et mütsid on puudu. Et sellised väiksed boonused siia ajupaigaldusele lisaks. Ja see Nissan ei ole eriti popmootor selles mõttes, et meie kandis jupe nagu igalt asja ootad M50, et igas kaupluses on laos olemas kõik need spetsiifilisemad detailid. Aga see nagu tuleb korda teha ja aga lihtsalt, miks läheb nii kaua? Ja teete üllatusi, siis lähebki kaua nagu. Pead mõistatama, et huvitav, mis siin veel panemata on jäänud. Siiski vedelik juba siin sees. Mida sees ei olnud alguses, kui ta tuli? Palju igasuguseid väikseid asju, et väga lihtsasti saab ajupaigaldusest tunduvalt suurem töö ja autoremont ja tegelikult ongi see ka, et ega ühesõnaga me ei tee poolikut asjaga. Me teeme korda, seda ei saagi teha. Sellisel kujul. See plahvastab. See nookur on kohe pilpaks ja sõnaga siis on palju rohkem pidu. Aga üldises plaanis ka, et kui seadistamisse tuleb ka, siis sellepärast me ei lähe kohe dünosse, et tuleb verifida, et see asi päriselt töötab ja kõik on korrektne. Ma ütleks, et ma ei tea, 5-4. Kõigiga on vaja midagi üldjuhul teha nagu. Ja mitte nagu natukene, et seal kuskil majas ära, aga vaid... See ongi täpselt see näide, vaata, et sul on mootor on tegelikult lõpuni koostamata. Et tea, et see praegu käivitamisel juba seal midagi ei juhtunud. Aga no lähme edasi, vaatame siin, meil on... Jätkame Nissani lainel või? Vaata siin, kus see Subaru oli, selle koha peal on nüüd Nissan. Et see on ka kunagi tehtud, oli tegelikult sõitja auto. Aga lihtsalt esimesest ehitusest on kõvasti aastaid möödas ja tahaks teha värskemaks ja mõnusaks ja uuendada üldse kogu seda kompotti, mis siin kompoti all on. Tehnoloogia on arenenud vahepeal üks jagu. Aeg on kõvasti edasi läinud, et ühesõnaga siin on palju väikseid asju. Et muudame kütusesüsteemi natukene, teeme uue sisselaske kollektori, sest see sisselaske kollektor ei näe kõige kaunim välja, et omanik tahab, mootoriruum oleks ka pärast ilus. Et lõpuks teeme ka mootor välja ja parandame kõik roostekohad ära ja värvime mootoriruumi ja vajalikud detailid. Aga tööde järjekord on siis selline, et kõigepealt on vaja kõik valmis teha ja... Kõigepealt tuleb valmis ehitada, kõigepealt teeme sisselasked asjad, teeme kõik poolikud, teeme auto nii-öelda sõitvaks tagasi. Ja siis, kui ta on sõitev, siis tõstame selle mootori välja ja siis viimistleme päriselt lõpuni ära ja siis pärast paneme mõnusalt kõik kokku. Saame kindlad olla, et midagi üleliigset ei alles ja kuskile auku juurde teha. Jah, ei ole vaja pärast värvimistel mingi puurida või keeritada kuhugi midagi. Et eks seda saab siin nüüd hakata järjest nägema, et nüüd hakkame pihta ja otsast. Et eks jooksvalt näeme. See on päris hea tuunipill on see. Ja, see on ikka täis pauk. Vaid podid, jutud, pidurid, värgid, antitiivad. Antitiiva küll pole praegu küljes. Ma arvan, et ma äkki ühe kaadri kuskilt leian. See oli siuke, mida ma esimesena filmisin. Et ühesõnaga, jah, muidu peaks olema mõnus pill selles suhtes, et tegi jõudu ja on nii-öelda built engine ja valmis engine. Et lihtsalt teeme värskenduse. Siis siin on BMW M1, nüüd vahepeal on midagi sellist toimunud nagu, et näed silmaga ka, et midagi on muutunud. Kui muidu ehitasite, siis enamus mitte kursis olevad inimesed ei saanud midagi aru, kas vahepeal on toimunud üldse midagi või ole. Et tegelikult toimub kogu aeg midagi. Lihtsalt mingid sellised väiksed detailid, et seda on raske tuvastada, mida vahepeal tehtud on. Aga nüüd oleme sealmaal, et ongi, kere on juba paika sobitatud, kere tuli remondist tagasi. Parandati ära, see on kõvasti elu näinud siin, et palju katkiseid kohti ja et see on nüüd korras. Paika sobitatud enam-vähem oma koha peal. Ühte kohta peab küll veel uuesti natuke liimima, et see parandamise käigus muutis natukene kuju ja et selle teeme nüüd auto küljes uuesti õigesse kujusse. Nina proovitükk on küljes, et esimene pool ja keskmine pool autost nii-öelda on oma koha peal, nii nagu nad jäävad. Ninatükk küll tuleb tegelikult uus, et see on lihtsalt samast vormist võetud proovitükk, kus tuleb päris detail ka välja.
et paigaldame järjest igast asju ja nüüd kere järgi saab hakata varsti mootorilijahutit, interkuulerit, kõiki muid siukseid asju ka paigaldama. Et ja vahepeal oleme teinud valmis uue istmeraami, uus iste on meil täiesti valmistatud, et vana oli siuke fiiberiste, kus oli igasuguseid suvalise kujuga auke sisse lõigatud, et nüüd tehti täitsa uus iste Carbon Kevlarist. Seoses sellega, et on kere olemas, nüüd saab nüüd kere ja torude vahelised tühimikke täita. Jah, nende täitmisega olen ka siin tegelenud, et tegelikult on kõik nüüd kinni, et kui varem oli siin kere ja siis nii-öelda toruraami vahel makroflex, täitmaks seda mingit paari sentimeetrist vahet, tuul sai läbi puhuda taga samamoodi. Et sinna vahele tegime nüüd päriselt flekid, et vähendab kere ja raami oma vahel ära niimoodi, et ei saa sealt kive tuppa lennata. Makroflexi ei pea panema. Siis 3D skännisime ja taustal on toimunud igasugused detailide valmistamised, mida ei tee siin niisama valmis. Mõned hammasrattad, piduriketaste südamikud ja mingid asjad, et millega siin oli mingisugune hetk korralik hold up, sest lubati toota, aga tegelikult ei jõudnud see asi tootmiseni. Aga õnneks leidsime sõnaga väga head teenusepakkujad, kes pakkusid kvaliteetset teenust. Oldback tegi väga kiire skänni, väga kvaliteetse skänni suure täpsusega. 8 Hz modelleeris kõik selle asja, veel mõõtis täpsete vahenditega, sõnaga kõik asjad käsitsi ka üle, et veenduda tolerantsides. Ja nüüd on asjad Scarconis, et tegelikult peaks juba praeguseks hetkeks olema need valmis annodeerimises. Et uuel aastal ühesõnaga näeme neid uusi juppe ka. Vahepeal on veel tegelikult, kus me sellest rääkisime, et mootori ja käiguesti vaheline flants, selle tootsime uue ja ka starteri flants, sest need olid ka kõvasti elu neid, need olid muudetud, lõigutud, keevitatud, nendega oli igast asju juhtunud, et need said ka kõik uued ja mõnusad, et ei ole 3 varuauku ka veel igaks juhuks puuritud kuhugi kohta, et nüüd sobivad asjad õigesse kohta nii nagu peavad sobima. Ja kuna mootor oli lahvatanud, siis karter oli ka? Jah, karter oli ka puruks ja sellel mootoril on väga palju magneesiumjuppe. Aga õnneks ühesõnaga meil on üks hea tuttav, kes saab hakkama ka eksootilisemate materjalide keevitusega, et parandas selle karteri ära ilusti, survestasime ära, kõik peab, et nüüd on sellega ka korras. Et korra saigi tegelikult mootoriblokki ka siia vahepeal proovitud, et veenduda, et kõik diffuusori ja kõigega kõik päriselt mahub ja on mõnus, ühesõnaga testitud seda kasti ja mootori vahelist adapterit ka, sobivus. Sellega tegime ka ühesõnaga upgrade'i selles suhtes, et seal oli lihtsalt läbivad augud, ühesõnaga tegelikult ei tsentreerinud miski. Et kui muidu käigukast ja mootor ühenduskohtades on vähemalt 2 tifti, mis tagavad selle, et sul mootori või käigukasti võll on täpselt keskel vaata, ventili tsentris. See ennem ei olnud midagi, et sõnaga Tanel tegi niimoodi selle fantsi, et kõik on keskel ja kõik on mõnus ja kõik sobib üksteise külge täpselt. Arvan, et me ei ole rääkinud sellest ka, et aero oli ka vahepeal. Diffuusorist ei ole rääkinud, okei, võib-olla ja ühesõnaga diffuusor samamoodi kõvasti elu näinud, katki, parandatud, lapitud, pikendatud, see on tegelikult algselt selle Arrowsi vormeli originaaldiffuusor, mis on siis selle auto kere järgi tehtud pikemaks, kui ta vormeli küljes oli. See pikemaks tegemine oli niisugune väga mitmest jupist ja vanadest ja mingitest suvalistest juppidest kokku mätsitud ja liimitud ja needitud. Et võtsime selle mätsitud osa sealt ära ja tegime karbonist kogu uue tagumise osa. Liimisime ja parandasime seda olemasolevat katkiseid kohti ka ja värvisime ära, tegime uued kinnitused ja sai päris mõnus. See näeb täiega mõnus oli. Et ühesõnaga jah, nüüd järjest lähme siin igasuguste väiksed asjad. Armatuur on tegelikult suuresti valmis, et see on vaja ära viimistada, ära värvida, mingisugused voolulilitid, kustutihoovad, paar lisakella, et tahaks ikkagi, et retro vibe, et kuigi tuleb dash, siis
et oleks natukene seda originaalset tunnet, siis tuleb õlisurve ja boost'i kell ka siis manuaalne, et need on kõik armatuuri tegelikult paigaldatud ja kerega oli ka siin üksjagu sättimist, et ta päriselt hakkaks siia enam-vähem sobima, et racecar ja klaasplast siis nagu tegelikult ta ei olnud kunagi päris hea ja ega ta ei hakka olema selles showcar levelis niikuinii see detailide sobivus. Aga lihtsalt nii, et teeme nii, et kapott ei oleks terva ja vastu seda kere ja kuskil oleks mõni vahe ikkagi sees natuke. Ja väljad on taustal töös, nendega tegeletakse ja asjad toimuvad. Räägime siin nendest BMW-st veel edasi. Järgmine BMW, enne kuulmatu kombinatsioon, M50 turbo, seda ei oleks oodanud. Et ka siuke poolik projekt, et ühesõnaga tegelikult on isegi juba liikunud omal jõul ja käinud vist ka korra dünos, aga seal oli mingisugune anomaalne probleem aga nüüd ühesõnaga jõudis meieni. Natukene siin lõpetame, viimistleme mingeid asju, teeme mingeid asju ringi enda maitse järgi, et igat moodi igast asjad töötavad, aga meil on mingite kohtade peal oma arvamuse, siis selle tõttu teeme mõned asjad ringi, nii nagu meile tundub, et mitte ainult meile. Natuke kurb on see, et ta kohe ei tulnud meile. Ja tegelikult kunagi võeti mitte ehitamisel, aga juhtmestiku valmistamisel ja siis ajupaigaldusele ka meie pakkumine, aga meie pakkumine osutus liiga kalliks. Mindi mujale ja siis nüüd tagantjärgi omanik ka tõdeb, et tegelikult oleks pidanud kohe siia tulema. Et on mitmeid kohti ja sõnaga, mis kindlasti on how not to do selles kogu uues juhtmestuses, mis tegelikult ei ole uus. Palju on kasutatud mingit täitsa vana, palju on joodetud, väga palju on joodetud. Et joode on kindlalt big no siukse asja puhul ja anname sõna Jannole. Ühesõnaga, see oli kuidagi otseselt risti mingitest vanadest originaaljuhtmejuppidest kokku joodetud mingisugune käkk, mis mingit pidi ei ulatunud niimoodi normaalselt, et oleks nagu viisaks vaadata ka. Kaitsmed asjad kõik kuidagi vedeliselt rippusid igatepidi ja siis vaatasin, et pole mõtet seda siin elustama ja hakata, et teen siis uue ja siis siin on siis uus meil nagu, kui see siin kaamera. Juhtmestiku on üldse tegelikult see, et seda on väga valus remontida. Mäletagi, kus see siin oli, mingi esimene klemm, mille ma võtsin, mis oli joodetud niimoodi, et siit samast vaata. Et kui liigutasid selle ära, siis tegelikult tuli siit jootaja lahti. Ühesõnaga. Tegelikult võiks krimpida ikkagi nagu. Ühesõnaga, seal on omad nüansid veel, seal nagu tehases teevad ka, aga nad on krimplussi otsadina vaata, mitte et sa ainult joodadki ja siis ühesõnaga, see on nii hull teema nagu. Ja siis siin kuidagi kõik oli rist-resti ja nüüd siis tegime konkreetse nurga sinna, kus on igasugused kaitsmed ja releed ja nad on ilusti fikseeritud, ära pandud, on kättesaadavad, on nagu normaalselt eest ära nagu. Kaablid ei okse siit niimoodi risti üle, vaid tegime kõigele tee, tegime peakaablid asjad ümber, need olid ka mingisugused suvalised vale mõõduga ja vale pikkusega. Märgime ära, plussid, miinused, uued pumbajuhtmed ja siis muu elu ka, mis siin pagassis on, et oleks nagu viisaks. Mis seal nurgas on siis? Peakaitsmed? Aku peakaitse on, siis on selle roolivõimu pumba kaitse ja siis on kütusepumpade kaitse ja relee. Ühesõnaga, kõike ringi ei tee, et omanik ei ole huvitatud uuesti suure summa raha välja käimisest, sest antud töö on ikkagi odav lõpuks vaata. Aga ühesõnaga, teeme mingid asjad ringi mõistuse piires ja siis ülejäänu siis vaatame jooksvalt, et kui on kuskil probleem, siis tegeleme probleemiga, et ei hakka kõike ringi tegema, aga teeme ka ühesõnaga mehaaniliselt poolelt, et siin on tagapidurid ei ole valmis tehtud, et siin on terve ring mingisugune big break, et F30 või ma ei tea, neid uusi bemme, midagi sihukest ühesõnaga mingid moodsa bemmi suured sadulad, täpselt ei teagi, mis ketud, ei ole veel sellesse nii täpselt süvenenud ka.
et ees on pidurid küljes, pidurdavad teevad, aga taga ei ole mitte midagi küljes, et siin on vaja toota, disainida ja toota ühesõnaga adapter ja panna need asjad omavahel sobima. Ja siis veel... Peaks olema pilt M50. Jah, see on Hans-Christian Altpere ühesõnaga Ruukis garaaži tehtud mootor. See on 3-liitrine siis. Ja kõik kepskolb. Mingisugune nukkvellide kombo, ta pidi mulle seda täpsustama, et mis kombo see täpselt on siin. Ja ühesõnaga niisugune hobi rajapill tuleb, et ei ole mingi driftipill otseselt ega mingi dräägipill, vaid lihtsalt niisugune, et tahaks vahepeal oleks mõnus kimada ja mõnus auto. CSG tegi siin vist sellest täieliku keretöö ka, et kõik on värske. See on custom laiend, jah, custom white body on ka tegelikult, et väga mõnus. Et ja ühesõnaga teeme palju väikseid asju, teeme natuke kütusesüsteemi, teeme sisselaskes oli paar veidrat kohta nagu, mis teeme teistmoodi. Ja karterituulutus, selle teeme ringi. Kliima tuleb veel lisada, et see on see kehva koht, et kui auto on nagu suuresti valmis ehitatud, aga kliimasüsteemi ei ole nagu tundub proovitudki vist või ühesõnaga. Et tööde järjekord on teil vale ja mitte ainult nagu selles kliima osas, vaid palju asjades. Et arvestades seda, et ta tegelikult juba käib dünos, siis tegelikult on... Jah, täiesti poolik auto, et ise ei oleks sammugi siukse autoga üldse düno poole veel mõelnudki, et mõistlik on teha auto valmis ja siis sellega dünosse minna. Et jah, palju väikseid asju ühesõnaga, et mitte mingit tulnud raamat, aga palju väikseid asju, mis on vaja lõpetada ja siis ongi boonuseks see kliima. Kogu kliimasüsteem tuleb see installida ja torud voolikud asjad teha ja ühesõnaga kõik see siia ära mahutada. Stanget panema ka meie külge või? Jah, plaanis on, ühesõnaga see ongi ka veits see järjekorra teema, et stangesid kui sellised ei olegi. Et keretööd on tehtud, auto on valmis, kõik mingid asjad on valmis tehtud, aga pole stangesid ei olegi, rääkimata siis külge proovimisest, et tegelikult see osa peaks olema tehtud. Et ühesõnaga vaatame, kui kunagi stanged jõuavad, siis vaatame, mis nendega saab ja kuidas see sobivus ja üldse on. Et lõpuks tuleb mingisugune B-osa toode nii-öelda, et keegi ei tea, kuidas nad seda külge päriselt sobima hakkavad. Aga Mart Ükkel saab sellest väga mõnus küll. Ei, muidu üleüldine plaan ja kombo ja sõnaga on hea, aga jah, et ongi see palju väikseid asju, lõpetamine, viimane 10%, 80%, et tundub nagu valmis vaata ja sõidab ja käis dünos ja läks käima, aga tegelikult on täiesti pooleli. Et proovime valmis teha ja vaatame, mis saab. Proovime. Häid pühi. Häid pühi.